Ja siin on hetkel väga vihane serblasest peatreener Darko Ivanović kohtunike peale. Ja siit tuli talle juba ilmselt tehniline ära ning Akenberg on vabaviskejoonel. No see ei ole ka muidugi hea algus, Akenbergi vabaviske protsent on 80 Eesti liigas, aga esimene läheb siin nüüd mööda. Noh, kindlasti ka mitte hea hetk treenerile võtta tehniline kohe nii mängu alguses, kus just ise saadi korv. Ja ikka Darko Ivanovićil siin väljaku ääres suu käib päris korralikult. Keedus, Akenberg. Ja on seal Milković kättpidi vahel, aga astub auti. Lendab seal publikusse. TTÜ rünnak on jätkumas. 16 sekundit jääb veel rünnaku lõpuni. Akenberg. Ja Mooses Kaja hetkel siis meeskonna resultatiivsem 4 punktiga võtab sealt 1-1 kohe Milkovići ette. Puidete. Ja korvi alla otsitakse. Ma ütleme nii, et natukene liiga läbinähtav ja lihtne sööt see oli. Andrew Arnoldil suurt lootust seda söötu kätte saada ei olnud. Vahtere, Rannula. Ja mängitakse Kriševitšile. Kriševitš läheb Andrew Arnoldi vastu, sööt välja. Seal on jälle Akenbergi käed vahel. Pärnu rünnak küll jätkub, aga 12 sekundit jääb siin minna ja nüüd tuleb siis see vahetus. Akenberg lahkub ja tuleb siis eelmise kuu mängija Joonas Järvelainen, kes viskas eelmisel kuul 5 mängus keskmiselt 18 punkti ja sai täna siin ka Korvpalliliidu presidendilt ja peasekretärilt väikese meene selle eest, et detsembrikuu parimaks mängijaks valiti ja väga sümpaatne oli Joonase käitumine pärast seda, kui ta selle auhinna sai, läks ja tegi terve meeskonna eest kummarduse. Ehk et see meeskonnamäng, aga siit tuleb Milković ja 2 punkti juurde. No hästi arutas Pärnu hetkel TTÜ kaitse lahti teravalt ja Keedus proovib nüüd 3-sti, kaugelt ei ole eriti täna siin kumbki meeskond proovinud. See läheb mööda ja Akenberg versus Keedus. No nüüd näeme siis selle olukorra ära ja sul on õigus. Sul on õigus, Raap võttis ta 1-1 ette ja lükkas lihtsalt Erik Keeduse siia taha riietusruumi ning Raap läheb ka ise vabaviskejoonele. Paar sellist ebaõnnestunud lahendust rünnakul ja vastased on saanud jälle 2 head korvi ja nüüd selline kerge korv, kiirrünnaku korve kindlasti tahaks TTÜ Pärnu meeskonnal lubada visata, aga nii on, 3 punkti kiirrünnakust. Ja seisud 6-2, mis oli TTÜ eduseis, on TTÜ kaotusseisus 7-9. Siin läheb mänguks Järvelainen, Andrew Arnold, Keedus. No, 1-1 jälle. 1-1 jälle, nüüd me näeme siis, Keedus söödab välja Puidetile. Ja väga hea kvaliteediga sööt ei olnud. Ja jääb 5 sekundit rünnaku lõpuni, Keedus veel proovib ja vägisi tahab teha Andrew Arnold, viset on nüüd vaja. See läheb jooks, näitavad kohtunikud selle Andrew Arnoldi liigutuse peale. No ju oli. Igal juhul oli see ka viimase sekundi vise, nii et hästi sai nüüd Pärnu kaitses hakkama. Korralik mõõn hetkel TTÜ-l, kui Vahterile korvi alla. Ja Vahter sealt keerab ja keerab jälle 2+1 Keeduse vastu. Ja nüüd tuleb siit lihtsaid asju. Ja Keedus läheb kohe ka suunaga pingi peale. Sealt ära võetakse ning väljakule tuleb sealt Siim Raudla. No Keedusel 3. viga ja 2 nendest vigadest ikkagi äärmiselt ebameeldivad võistkonnale. 2+1. 6 punkti on need 2 viimase rünnakuga sisuliselt, 5. Tuli 5 ikkagi, jah. Ja Kaja sai selle lauapalli kätte ja Siim Raudla on nüüd siis tulnud väljakule. Siim Raudla seni kõikides mängudes sisuliselt väljakul käinud, 13 minutit keskmiselt mänguaega saab. Andrew Arnold ja kohe proovitakse, Puidet proovib, mööda läheb ja lauapalli saab Raap sealt kätte. Ja kiiresti mängitakse ette nüüd. Milković. Ja ikkagi teistsugust mängu mängib Pärnu nüüd, kui mängis kolmapäeval Balti liigas. Ja natuke teistsugust mängu mängib ka pärast seda, kui time-out'i võttis sealt Darko Ivanović. Time-out väga-väga mõjus Pärnu meeskonnale. Ja jätkuvalt mängib Pärnu siis ilma ühegi vahetuseta tervet esimest veerandaega, kui sealt läheb 3. teele. Milković saab veel ründelaua palli, laseb selle palli sealt lendu, aga see ei kuku sisse. Ehk siis 9-1 on teinud praegusel hetkel Pärnu meeskond spurdi pärast seda time-out'i, kui Toomas Raadik tuleb väljakule. Seda me siit saame öelda, Järvelainen viskab peale, viskab mööda ja Raap võtab veel laua. Ning tema vastu tuleb sealt viga ja Mooses Kaja selle vea teeb ja Rannar Raap on nüüd küll olnud päris aktiivne igal pool. No see viga jälle
üldse mitte hea viga, ei olnud mitte midagi tegemata. Rannar Raap praegu jalutab vabaviskijoonele ja jälle võimalus kerged punktid tuua meeskonnale. Ja Raap käib väga palju vabaviskijoonel, noh see on ka tingitud sellest tema nii-öelda mängu agressiivsusest rünnakul. Ennem tänast on siis vabaviskijoonel 70 korda juba sellel hooajal ja 51 korda sisse visanud. Ja nüüd täna siis hetkel 2-2 on tema vabavisked ning Raabi arvel on nüüd 6 punkti ja 3 lauapalli. Ja siit tuleb 7. Ja see spurt on nüüd olnud siis, aita mul arvutada. 6-2 oli seis ja 7-4 oli. 11-1. Nüüd toob Mooses Kaja TTÜ-le siit vajalikud punktid ära. Oleks olnud see päris nutune, kui siit nüüd ka oleks ebaõnnestumine tulnud. Vahter ja nüüd on tulemas Raadik väljakule ka TTÜ poole pealt, ehk siis Rain Raadik on tulemas. No sai siin Toomas Raadik juba korraliku peapesu selle kaitsemängu episoodi eest, kus TTÜ korvi sai oma peatreenerilt. No nii, nüüd on Toomas Raadik, Jaanis Vahter, Raadikul pall läheb käest lahti ja Jaanis Vahter saab selle lahtise palli ning toob sealt 2 punkti ära. Jaanis Vahteri arvel ka 6 punkti, koos Raabiga kahe peale kokku siis Pärnu 15 on need mehed toonud 13. Raudla ja raskustes on. No TTÜ-l hetkel võib-olla Järvelainen, aga rohkem sellist stabiilset kaugviskajat väljakul ei ole. Aga korvi alt tuleb samas. Ja siit tuleb Pärnul vahetus, Krubovitš on tulemas väljakule ja ilmselt nüüd Kriševits saab vähe puhkust. Kriševits on mänginud siin ka ilma vahetuseta siiamaani. Noor Valgevene koondislane. Jah, no nii, Raadik leiab Kriševitsi korvi alla ja läheb vastu tegema ja see läheb mööda, vaatab kohtunikele veel otsa, et äkki viga ka, aga seda viga ei tule. Ja Raudla, Andrew Arnold. Puidet ja mängib pikemat rünnakut nüüd TTÜ. Kaja, Raudla, 4 sekundit jääb rünnaku lõpuni, midagi vaja teha, see nüüd päris õige lahendus ei ole, mööda läheb. Ja lahtise palli saab lauast jälle keegi muu kätte kui Rannar Raap. Ja jälle äärmiselt rumal viga Jaan Puidetilt seekord. No Raudlalega tal ei olnud, mis ta rünnaku aeg hakkas lõppema, 4 sekundit oli aega, aga Raudla teatavasti ka eriline viskemees ei ole. No kinni jooksis see TTÜ rünnak ikkagi. Lihtsalt seisis kõik ja nüüd läheb siis tõepoolest Kriševits pingile, tuleb Krubovitš tema asemel ja Raap on vabaviske joonel. Täna Rannar Raap siis vabavisked 3-3 ja 7 punkti hetkel tema arvel ja 4 lauapalli ka ja nüüd 4-4. Tundub, et see mees on teinud mingid järeldused kolmapäevasest häbistavast kaotusest. Ja siit veel juurde ja 9 punkti on nüüd Raabi arvel. Oma keskmiselt 12 viskab ta ära nii esimese veerandajaga. Minut on veel minna esimest veerandajaga. Raudla. Järvelainen nüüd. Ja hästi mängib hetkel Rannula seal kaitses, võtab selle palli käest ära ja Pärnu tuleb kiiresti Vahteril. Tekkis kiusatus vist panna, aga otsustas ümber. Ja korvi alla Krubovitšile. Krubovitšilt ei tule siit esimese pealt, ei tule teise pealt. Pall on lahti ja jälle on Raap esimesena jaol. Korvi alla välja. Sööt tuleb Raadikule. Toomas siis tema eesnimi. Ja nüüd oli TTÜ-l õnne, et siit 2 punktiga ei tulnud Pärnule. Jah, kuid võitlused kõik lahtiste pallide pärast langesid Pärnule. Nii ta on ja Rannula 3, see läheb mööda ja Raudla saab lauapalli. 17 sekundit jääb veerandaja lõpuni, Pärnu juhtimas 17-11. Ja mängib ilmselt nüüd lõpuni välja TTÜ, Puideti käes on pall. Ja ei ole vead täis veel Pärnul, siin võib vigu rahulikult teha, Pärnul oleks 2 viga. Ja väga kiireid vahetusi on tegemas siin veel. Nõmm ja Tammsalu on tulemas väljakule Pärnu poole pealt siis Elgar Tammsalu. Ja kes sealt ära läheb siis? Raap ja Rannula lähevad korraks puhkama. Ja no kaitsesse pandi selleks, et saaksid mõne vea teha ära ka võib-olla, kui vaja on. Just. Ja korvi alla ja nüüd kui magati maha Järvelainen. Ja magajaks oli ei keegi muu kui just väljakule läinud Brett Nõmm. Noh, siin on Nõmm ja Toomas Raadik.
saamas hetkel päris korralikult peapesu Darko Ivanovitšilt. Meie teeme pausi nii Delfis kui TV6 ja oleme üsna pea tagasi. TTÜ spordihallis ning teine veerandaeg TTÜ ja Pärnu vahel on algamas ja see, mis toimus siin veerandajal Pärnu pingi juures, oleme ausad, Eesti liigas sellist sõimu väga tihti ei kuule. Darko Ivanovitš võttis Brett Nõmmi ja kompaniid ikka väga korralikult ette. Mehed pandi väljakule selleks, et minna ja viga teha ja mehed lasid panna väga lihtsalt 2 punkti. Ja 5 sekundit oli aega, oli seal Tammsalul võimalik viga teha ja oli ka iseenesest Nõmmel ka võib-olla. No. Ja tuli ära ka Toomas Raadik, tegelikult ka Toomas Raadik oleks saanud seal võib-olla vea teha, sest lõpuks lõppes see olukord ja situatsioon korviga ja niimoodi 5 sekundi jooksul anda ära korv veerandaja lõpus, see võib tähendada, et initsiatiiv läheb ühtäkki TTÜ-le üle. Järvelainen vabaviskejoonel, ühe pani ära, paneb teise ka ära ja sealt tulevad siis 2 punkti ja nüüd TTÜ käib üle välja peale. Ja jätkuvalt Darko Ivanovitš oma vahetusmängijate juures seal käib ja seletab. Ja kogu see kolmik, Raadik, Nõmme ja Tammsalu on kohe ka pingi peal ning seal oli ka konkreetne nõue, et minge tehke viga ja mängijad ei täitnud seda nõuet ja siis selle eest ka said korralikult. Raap paneb väga raske 3 punkti viskasid, viga ei vilistatud talle, aga ründelaua palli saab sealt jälle kätte Milkovitš. 5. ründelaua pall Pärnu meeskonnale. TTÜ võttis esimese veerandajaga 0 ründelauda ja tegi 6 pallikaotust, Pärnu tegi 3. Et need on nagu sellised põhipõhjused, miks Pärnu meeskond juhtimas on. Ja Krumovitš korvi alt toob veel 2 punkti juurde ka ning Pärnu saab ka siis silmad pähe teisel veerandajal. Keedus on tagasi, Keedus Järvelainen, Rauda, Äkenberg ning Raadik on TTÜ koosseis teiseks veerandajaks ja Keedus on lauas ja laseb selle palli lihtsalt lahti ja see lihtsalt lahti laskmine sageli lõpeb nii, et see ei lähe sisse. Esimene ründelaut TTÜ-le, aga Keedusel on 3 viga, tuletan lihtsalt igaks juhuks meelde. Ja liiga ettevaatlikult ta seal korvi all hetkel tegutsemas oli, kui Äkenberg läheb ja saab sealt vea kätte ja nüüd läheb Kiur vabaviskejoonele. Mooses Kaja siis hetkel on resultatiivseim mees TTÜ poole pealt 6 punktiga ja Kiur Akenberg hetkel siiamaani vaid 1 vabaviske on sisse visanud, rohkem mitte, nii et selle mehe punkte kindlasti TTÜ meeskond ka vajab. Aga väga vähe on mõlemad meeskonnad visanud tänasest kohtumisest 3 punkti viskeid, kui üritanud on TTÜ 3 korda ja Pärnu vist 2 korda ja kumbki meeskond sisse pole veel saanud. Ja Kiur paneb ära selle teise ka ja 19-17 ja TTÜ selgelt nüüd aktiivsemalt kaitses üritab käia. Milkovitš ja Rannula. Ja maa-alas TTÜ ka. Maa-alas ka, aga hästi tuldi lõpuks üle. 10 sekundit rünnaku lõpuni veel. Vahter ja jooks on see on selge. Oliver Jakobson näitab jooksu ja pallikaotus tuleb Pärnule. Selline maa-ala võimaldab justkui läbi minna, samas tõmmatakse hästi kokku ja Vahteril seal läks vähe kiireks ja samal ajal tuli otsus teha. Kiur Akenberg läheb viskele, viskab mööda ja ei tunne meest, on ennast siiamaani veel väga enesekindlalt. Rannula.
Krubovitš, Raap jääb jälle 8 sekundit rünnaku lõpuni, Rannula proovib siit Järvelanini vastu 1-1 ja korvi kohale sööt, noh selline nii-öelda mitte söödu suunas oli mehe pilk ja Krubovitši jaoks natukene liiga kaval see sööt oli ka ja lihtne palli kaotus tegelikult jälle. jah, no nüüd on TTÜ siin sundinud natukene ikkagi Pärnut neid pallikaotsi tegema, aga TTÜ enda rünnak ei ole sujunud eriti ladusalt. ja nüüd on Raadik palliga Krubovitši vastu, läheb tegema ja jõuga surub sealt endale välja vist vabavisket. Krubovitš vähemalt käe tõstab küll. Živojin Krubovitš ja see on temale esimene viga täna, aga vabaviskeid ei tule. jah, näidati, et viga oli ikkagi enne, kui lõplikult see viskeleminek toimus. Korvi alla ja nüüd on täiesti maha magatud seal Raadik ja selle koha pealt Raadik muidugi ei eksi. Raadikule täna siis on punktid kirja. No iseenesest see 1-1 minek oli ka väga positiivne. See, kus ta vea välja võttis. Ja on Pärnu meeskond teinud sellel veerandajal 3 viga, TTÜ ei ühtegi. Ja esimesel veerandajal Pärnu tegi terve veerandajaga 2 viga. Rannula ja sealt läheb Rannula ise ja see on sees. No ei olnud lihtne koht panna, aga läks ja pani. Jah, aga 3 punkti vise ei olnud. Ei olnud. Akenberg proovib vastu panna 3-st, see läheb mööda lauapall sealt Jaanis Vahterile. Ja kui Pärnu saab laua kätte, siis vähemalt üle tullakse küll kiiresti ja mehi, kes palli suudavad üle tuua, on päris palju. Nüüd Vahter läks kohe ise lõpuni välja ka. Ja väga napilt oli, et ta sinna auti ei astunud ja nüüd paneb 3 mööda. Veel üks ründelauapall ja Krubovitš võtab selle endale. Ja Krubovitšile seda lauda kukub täna päris kõvasti. See oli 4. laud Krubovitšile. Jah, ja ei ole mingisuguse ulmehüppega mees ega füüsiliselt väga selline võimekas, aga kohta valib hästi. Raap ja hea sööt Milkovitšile ja lihtsalt 2+1 tulevad sealt. Ja see on nüüd täna 3. kord, kus TTÜ teeb 2+1 vea. Oli 3. Ja 3. kord juba. Ja nüüd on Toomas Raadik tulemas väljakule Pärnu poole pealt ning TTÜ poole pealt näeme Kristjan Keres on täna esimest korda väljakul. Esimesel veerandajal ta ei käinud ja tuleb ka Mooses Kaja uuesti tagasi. Ja Joonas Järvelainen lahkus. Ja läheb see vabavise Milkovitšil veel sisse ka ning Milkovitši arvel nüüd on 8 punkti peaks olema. 7 siiski, jah. 2. Ja Milkovitš on kogu aeg seal söötu lõikamas, aga nüüd tänu sellele muidugi mängis ennast meeskonna kaitsemängust välja TTÜ, aga ei kasuta ära seda. Ja kohe tuli ning kohe sai siis Keres ka proovida, aga viskas mööda. Ja kodusaalis TTÜ ei ärata hetkel just sellist usaldust, et proovitakse eemalt, aga need eemalt visked mitte ükski pole läinud siiamaani. Kui siis tuleb korvi alt. Keedus nüüd, Raap hästi mängib kaitses. Saab veel Keres proovida, jälle mööda. Ja Raabile lauapall kiiresti ette Rannulale, Rannula versus Keedus. Keedusel on 3 viga ja 3 viga talle hetkel ka jäi. No Rannula läks ikkagi päris jõuliselt seal kontakti otsima ka. Aga Krubovitš jälle tuli, jooksis järgi, viitsis joosta järgi ja võtta seal minna selle palli pärast võitlusse. Lõppkokkuvõttes pall läks küll üle otsajoon, aga jäi Pärnule. Ja Keedus läks ära, Puidet tuli tema aseme uuesti väljakule. Raap paneb palli mängu ja leiab sealt Rannula. Ja Raadik nüüd Puideti vastu, aga ei hakanud tegemagi. Ja 3 läks teele Krubovitšilt. Krubovitš ka viskab mööda, nii et 3 punkti visket kumbki meeskond veel tabanud ei ole. Krubovitš tänavusel hooajal on siin 3 tabanud küll, 27%-liselt, nii et päris ootamatu see ei olnud, et ta viskas. Kaja, Raadik ja nüüd Raadik kaotas selle palli. Rannula jällegi väga õigeaegselt ja hästi jooksis appi sinna ja käed olid aktiivsed. Tegi Raadikul palli püüdmise keeruliseks. Ja Rain Raadik siis lahkus hetkel väljakult, tema esimene vahetus kestis 5,5 minutit ning selle jooksul siis Raadikule 2 punkti tabelisse tuli. Ning Andrew Arnold uuesti siis tema asemel väljakul. Rannula. Krubovitš. Ja Andrew Arnold oli pisut kaugel. Raap, viset on vaja, viimase sekundi vise ja Raap viskab mööda. Jälle Krubovitš ja Milkovitš kahekesi seal asjal olid. Ning peaaegu said Serbia mehed selle palliga sealt kätte. Raudla.
Raudla on nüüd päris pikalt siin väljakul viibinud hetkel, aga sealt on tulemas tagasi pärast pisikest puhkust jälle ka Keedus. Kaja palliga jääb 5 sekundit rünnaku lõpuni. Puidet ei lähegi viskele, 3 sekundit, viset on vaja, aga ei, 24 sekundit ja ei saa TTÜ viskele ja hakati toppima üksteisele, tegelikult oli kohti küll juba. No ei olnud jah sellist otsustavust seal, aga noh, see tuleb osaliselt sellest, et noh, siin Keedus on ainult Keedus, vaid praegu Keres, kes on selline, noh, ütleme, kelle vise on selline, et noh, kui ta vaba on, siis ta kohe ikkagi nagu paneks, aga teised noh, pigem mõtlevad, et minna läbi, teha mingi olukord, noh, midagi sellist. Milkovic 2 mehe vastu nüüd on, sööt läheb välja, Raadik on proovimas siis ja see vise läheb mööda ning lauapalli saab Keres kätte. Keedus tuli siis väljakule, vahetas välja Siim Raudla. 4 minutit jääb poole aja lõpuni. Noh, aga Keedus tuleb ka Rannula praegu tegelikult noh, väga noh, mängib suhteliselt, ei mingit survet eriti, noh, Keedusel oleks vaja jah võtta ette siin, see oli nagu loogiline rünnak. Ja nüüd on Keedus ise lauas ja Raadik jättis ta blokeerimata. Aga tegi õigeaegse vea ära. Et noh, ta võib-olla ei olnud otseselt ka Raadiku mees, aga Keedus hästi otsis ründelauas keha seal, keda ise blokeerida, olles rünnakul ja Raadik sattus olema. Keedus veel palliga, sööt välja Puidetile ja jätkuvalt kumbki meeskond siis 3 punkti viskeid tavanud ei ole. TTÜ-l 6-0 ja Pärnul siis 4-0. Puidet ja ei vaata korvi poolegi üldse, Puidet mängib sinna Keedusele. Noh, välja mängitud kombinatsioon tegelikult, noh, nii pidi minema rünnak ja ta tegelikult läks edukalt. Keedus lõpuks võttis vea välja otsajoonel Milkovitši vastu. Ja Milkovic tõstab käe ja see on Milkovicile 3. viga. Ja Vahter kohe tuleb ka tema asemel ilmselt. See Milkovic on vajalik mees Pärnule kahtlemata. No mis tähendab, et Toomas Raadik nihkub ise number 4 positsioonile ja võib-olla on see jälle Pärnule hea ja Toomas Raadikule äkki tal seal on kergem hakkama saada. Keedus vabavisetest punkti juurde toob ning -4 on TTÜ seis, kui Milkovic läheb pingi peale. 2-1 tabas. 2-1, just 1 punkti tõi. Milkovic siis keskmiselt 27 minutit Pärnu eest mängib ja viskab siin sellised ligemale 12 punkti mängus. No, täna väga sümpaatselt minu meelest esinenud Milkovic. Täna siis jah, 13 minutiga 7 punkti ja 3 lauapalli. Raadik proovib veel ja nüüd läkski söötu vist andma sinna Kriševitšile. Ja andis söötu, jah. Viimasel hetkel otsustas ümber ja ilmselt tegi õigesti. Kriševitš läheb nüüd vabaviskejoonele. 26-18 on selle noormehe tabavusprotsent vabaviskejoonelt. Ja esimene läheb tal. Balti liigas on 75% mees, nii et sinna kuskile 20 mehe kohta ikka väga hästi. Ja teine ka. Ja Pärnu on dikteerinud siis terve ikkagi esimese poole tuleb nii. No, kuni selle esimesed 3 minutit, kus siis Darko Ivanovitšile time-out'i võttis, on Pärnu mängima hakanud. Tõsi, Pärnu mängib väga lühikese pingiga. Siin on vaja ikkagi lõpuni mängida ka see asi. Sisuliselt ju 1 vahetus, 2 vahetust. Kriševitš ja annab sealt lohaka söödu. Ja viga antakse Andrew Arnoldile selles olukorras. Näitab vähemalt meile kohtunik Tobi. Tiit Sokk siis kas hilja ei olnud vähe või? Jah, mulle tutvus ka, et noh, juba oli jah, hakkas rünnak juba teisele poole minema ja siis äkki tuli vile. No täna on nii karm komissar siin, härra Agafonov. Mees, kes hetkel palliga on Oliver Jakobson, on saanud Agafonovilt väidetavalt ka ettekirjutusi, kus Jakobson ei ole saanud vilistada 1,5 kuud. On pidanud teooriaga tutvuma. Jah, aga nüüd ikkagi jälle TTÜ surve kandis vilja, palli audist välja söötmine osutus keeruliseks ja
Keedusele viga ka veel, nii et vabandust, mitte Keedusele, vaid Kriševitšile viga, Keedus saab vabaviskeid visata. Keedus läheb vabaviskejoonele. Keedus täna seal korra käis ja viskas siis 2-1 sisse vabaviskeid Keeduse arvel. Täna üldse ongi 3 punkti siiamaani ja nüüd esimene läheb. Noh, ei ole Akenbergilt täna punkte tulnud, mis on tavaliselt TTÜ rünnaku või TTÜ mängu üks osa, eks. Just. Ja Keedus peaks ka ikkagi ise veidi rohkem ette võtma. Selle pealt oleks teistel võimalik ära elada. Aga maa alas TTÜ. Rannula läheb viskele, ainukene mees, kes täna eemalt sisse on saanud, aga see vise läheb nüüd mööda ja Puidet saab selle lauapalli sealt kätte. Ja sama asi, mis nüüd Pärnult meeskonna vanem peatreener näitas ka, et Rannula jälle viskas peale kauge kahese. Jalad olid joone peal, no see esimene kaugvise, mis sisse läks, oli ka jalad joone peal ja anti 2 punkti. Nüüd läheb Puidetil pall käest lahti, viset tuleb, viset oli ka vaja ja nüüd oli õnne ka TTÜ-l. Puidet selle ära sealt pani, 2 sekundit jäi rünnaku aja lõpuni ja TTÜ tuleb poole aja lõpuks korralikult järele. 25-26 on hetkel nende kaotusseis, kui Rannula käes on pall. Raape. Raabiga nüüd teisel veerandajal on saanud vähe paremini TTÜ hakkama, ei ole nii suurt kontserdimeest teinud. Ja otsib sealt korvi alt Kriševitšit ja Raadik on tal selja taga ja Raadik peab käe tõstma, see on viga. Aga ei ole veel TTÜ-l pead täis. See on 4. viga, ehk järgmine tooks vabavisked. TTÜ meeskonnale oli see 4. võistkondlik viga. Ja Raap ise korvi alt, 2+1, see on 4. nüüd. Seda on nüüd huvitav lugeda ja Raabi enda esituses vist kas 3. või 2. kindlasti. Ja Raap läheb vabaviske joonele ka, Rannar Raabi arvel hetkel 11 punkti ja vabavisked täna kõik sisse pannud, 5-5. Ja noh, tundis ilmselgelt mõnu jälle sellisest. No absoluutselt, noh. Ja läheb see ka sisse ning 6-6 vabavisked ja Raabil 12 punkti täis esimese poolaega. Sellest neljast nii-öelda 2+1, 3 on Pärnu realiseerinud, see on 3 lisapunkti. Ja kui punkte on siin 2 veerandajaga 30 visatud, siis 3 on päris suur osa sellest. Nii ja pall jääb siin nüüd Pärnule pärast pikki seletusi. Iitsok ei olnud kohtunike otsusega rahul. Tarko Ivanovitš jälle oli. No eks see kipub olema. Siin praegu nüüd suisa kiitis Oliver Jakobsoni selle eest, et oma otsuse õigeks ära pööras. Ja Akenberg on tulemas väljakule TTÜ poole pealt, kui see võimalus talle antakse. Toomas Raadik nüüd millegi erilisega täna silma pole siiamaani paistnud. Raap, sööt läheb Rannulale. No, Raadikule on pandud Puidet tugeva kehaga, temast lühem mängija, katab teda ja suht ebameeldiv. Keha on tugev, Raadik selges ei saa, väljas on Puidet kiirem. Ja siia läks nüüd Pärnu rünnak, kui läheb Keres ära ja Akenberg tuleb. Ja Kiuri punktid on tõepoolest täna need, mis kindlasti puudu siiamaani on. Kõik punktid, need 3, mis ta on saanud, on vabaviskejoonet saanud. Väljakult visked on 5-0 siiamaani. Aga no terve teine poolaeg on veel ees. No tema osa ikkagi mingi 5. või 4. tavaliselt TTÜ punktidest on. Praegu on 10. Puidet kattest, Raap jääb sinna kattesse kinni, Keedus proovib 3 ja lõpuks läheb siis ka esimene 3 punkti vise tänases mängus läbi korvirõnga TTÜ ning Erik Keedus selle autoriks on. Ja Pärnu eduseis veel 1 punkt, kui mängitakse ilmselt võib-olla selle poole viimaste rünnakut. Rannula väga kaua ja palli enda käes, sööt läheb välja, Raadik leiab sealt Raabi, Raap tuleb 1-1, sööt veel välja. Rannula hea koht viskamiseks, aga mööda läheb ja saab võimaluse rünnata TTÜ. Kiirelt mängitakse ette ja väga lohakas sööt tegelikult see oli. Ja nüüd tuleb veel viga ka ja nüüd tuleb veel vabavisked ka. No siin see eelmine rünnak, nüüd oli Raabi miinust oli välja, tegelikult mängiti talle viskekoht kätte, ta oleks sealt oleks pidanud viskama, ta viset sealt ei teinud, söötis Rannulale, kes jälle ei olnud jõudnud 3 punkti joone taha, et viskas jälle sellise kauge kahese, kaitsel natukene vähem maad jälle peale joosta, noh, ja ei läinud sisse, aga noh, kokkuvõttes kõik Pärnu jaoks ju hästi, 7,1 sekundit aega veel. Ja 2 vabaviset on ja Raap läheb vabaviskejoonele ja TTÜ ikkagi nii-öelda no
tegi halva lahenduse selles olukorras hetkel. No näis, kas nüüd Ivanović paneb uuesti sisse ei usu. Duo, et tehke viga, 7,1 sekundit on aega. Seda usun ma kõige vähem, et need mehed sealt nüüd tulevad enam, sest et Nõmme nägu oli küll selline pärast seda sõimu, et tema läheb üldse koju ära. No küsis ta ju selgelt, et mängida tahate, te peate midagi andma võistkonnale. Aga hetkel ma kahtlen, et teda väljakule pannakse. Aga võib-olla miks mitte? Raap igatahes läheb vabaviskejoonele. No nüüd näeme Raapi siis vabaviskejoonelt ka olukorras, kus ta on saanud natuke aega nii-öelda praadida. Siiamaani on pannud 6-6 vabavisked. Nüüd oli aega mõelda selle hea seera peale. Noh, need kaks tagameest, Rannula ja Raap on praegu siis ikkagi mänginud. No mõne sisuliselt oma vahetused. Ehk et see 19.43. Saavad 19.55 mängida esimesel poolajal. Just. See Tammsalu ja Nõmme toomine oli siis nende meeste asemele esimese veerandaja lõpus. No Raap ilmselt ei väsi ära. Raabi keskmised minutid on 29,6. Noh, jah, aga ma ikkagi olen natukene pessimist selles osas, et nad ei väsi. Nad kindlasti väsivad mingil hetkel, et siin oleks vaja treeneril ikkagi leida üks nendest kahest tagamängijast, keda oleks vaja sinna rotatsiooni panna sisse. Geedus ja nüüd Geedus toob veel viimasel sekundil 2 punkti ära ja need olid väga vajalikud punktid TTÜ-le kahtlemata. Need ei pandud väljakule sellepärast, et vead on täis, see oleks midagi aidanud, kui vead. Aga väga huvitav esimene poolaeg meil oli ning TTÜ kaotab selle koduväljakul siis 30-31. Kõik mäng on veel ees ja huvitavaid vastasseise näeme järgmise 20 minuti jooksul. Teeme pausi nii Delfis kui TV6-s, aga oleme Delfis varsti tagasi ja ajame korvpalli juttu härra Eino Lillega. Eino, väga huvitav mäng on olnud siiamaani, aga TTÜ nagu koduväljakul võiks võib-olla vähe paremini tabada ja olla vähe enesekindlam. No nii ka tähele pannud, et mõlemad meeskonnad pööravad suurt tähelepanu kaitsetööle ja kui võtta niimoodi, ega see Pärnu eesliin on õige pikk. Kui praegu need 3 meest olid väljakul, oli kuskil 2-5 keskmine pikkus, seal on küllalt niisugune võimas pikkus ja pluss sellele ka nad mängivad meid üle praegu lauapallidega, ega me tabavusprotsent nii halb ei olegi, me ei ole eemalt saanud, aga korvi alt me oleme hästi tabanud, eks ole. Aga no ma loodan, et see mängupilt vähe muutub veel. No tuleme selle pikkuse juurde tagasi, üks pikk mees teie meeskonnast lahkus, Kristjan Make. Kui palju süda verd tilkus, kui Make ära läks? No see oli niisugune nii-öelda nagu pool vahetuskaubad, eks ole, et kuna no me teame, et 2015 on Eesti koondis mängib EM-il ja Sokul tuleb seal üks probleem keskmängija. Ja no Tiit tahtis, et me saaksime selle Rain Raadika tuua siia meie käe alla, et ta ise kogu aeg on protsessi juures, juhib protsessi ja see on nagu vähe, see on niisugune business, kus ütleme nagu rohkem võitis Eesti korvpall kui meie klubi. Ehk sa ütled, et täna Raadiku tulemine
et Raadik täna veel Make kohta välja ei mängi? Ei, Raadik on kindlasti parem lauas, kui oli Make, eks ole, aga no tulla uude võistkonda ja kõik need küllalt mitmekäigulised liikumised ja ega see kerge tulla ei ole, küll ta elab sisse ja ma arvan, et mees saab tast kasu olema. No, tuli ka selles mõttes õigel ajal, et hooaeg on sellises faasis, kus otsustavad mängud alles tulevad. No jah, ja muidugi teine probleem on see ka, et kahju, kui meil nii pikad mehed istuvad pinkide peale, eks ole. Tegelikult meil oli muidugi üks eesmärk tuua siia ka Toomas Raadik, ma ütlen ausalt, eks ole. Ma sellepärast lubasigi Make sinna, kui ma oleks tead, asi läheb nii, ma poleks Makke võib-olla üldse nagu lubanudki, aga et need meestel, kes on ikka Eestis üle 2 meetri pikad, et peavad ole väljakul, et meie korvpalli areneks. Toomas Raadik täna on väljakul käinud küll vastas meeskonnas Pärnu poole pealt, mis mulje ta jätnud on? No ta on küllalt nagu omapärane mängija ja ta jättis tõesti suurepärase mulje suvel universiaadil. Tal on vaja vähe rünnaku, tal jätta rohkem ruumi, ta on kuratlikult hea närvisüsteemiga, hea võitleja ja no ma loodan, et kui kõik läheb hästi, et tema tiivad kannavad Eesti koondus igal juhul. Kalevi meeskonnas ta tiivad ikkagi ei kannud. Mis sa arvad, mis see põhjus võis olla? No ma ei tükki tõesti Kapsamaale, aga ma arvan, et iga treener peaks nägema mingit potentsiaali Eesti poisis ja ma arvan, et kui sa nüüd selle 7-8 minutit leiab Eesti meistrivõistluste mängudes igal juhul mänguaegu, sa tahad mänguaega anda, tähendab, seal olid mingid muud probleemid. Täna sa näed, et Toomas Raadik Pärnu meeskonnas on nagu nii-öelda õiges kohas, et seal ta kaduma ei lähe. No ma arvan, et ta ei lähe, seal on küll ka eesliinis palju pikkasid, eks ole, aga vähemalt, et ta saab väljakule ja ma arvan, et me näeme, et me kuuleme tast päris palju ja päris häid asju veel. Selle mängu juurde tagasi, millega TTÜ teisel poolajal Pärnu ära võtab? No nii kui olete tähele pannud, me oleme saanud ainult 2-3 kiiret, need on palli vahel lõiked, mis Mooses Kaja ülevalt lajatas, eks ole. Ma arvan, et pea mängija vähe agressiivsemalt just üle välja ja meie mäng on see kiire jooksmismäng, et me peame nad sellega ära tapma. Ja nagu näha oli, siis Pärnu meeskonna 2 tagamängijat mängisid tegelikult ilma puhkuseta, et nad mängu lõpuni ilmselt ikkagi ei jaksa. No ma vaideks sulle vastu, et see termin ei jaksa, see on ainult Eesti korvpallis nii, et kui sa vaatad need Euroliiga mänge, seal mängivad mehed 38 minutit, 4 minutit ja jaksavad kõik, et ärme seda ei jaksa terminit Eesti korvpalli too. Selge, edu teile. Aitäh. Aga siit läheme edasi siis stuudiosse, kus Rauno Pehka võtab kokku esimese poole statistika. Nii, esimese poole ajal TTÜ ja Pärnu. Pärnu meeskond viskas 2 punkti viskeid 25-10. See on 40%, 18-10 tabas TTÜ, 55%, tunduvalt parem protsent, siis 1-3 said meeskonnad 2 peale sisse TTÜ-l. Erik Keedus selle viskas, aga kokkuvõttes 7-1, 3 punkti visked 4-0 Pärnul. Pärnu teenis rohkem vabaviskeid, 12-st tabati 11, väga hea protsendiga, 91,7. Seal juures Rannar Raab 8-8, TTÜ tabas ka hästi, 10-7 lauavõitlus Pärnule, 17-13 ründelauda sai Pärnu seal juures 7 lauapalli, TTÜ 3 ja palli kaotusi TTÜ-l 8, Pärnul 7. Kui esimese veeranda järel oli see number 6 ja 3, siis tähendab see seda, et TTÜ tegi 2 palli kaotust ja 4 tegi Pärnu sellel veerandajal. Vahelt lõikeid Pärnul 6, TTÜ-l 5, kiirrünnakuid mõlemad teinud 3 ja saanud resultatiivselt siis nagu 2 korda on olnud nende resultatiivsed. No siin tuleb võib-olla mängu see, et ma ka täpselt ei tea, kuidas mis seal on mingid omad reeglid, mis on ikkagi kiirrünnak, et kui viga tehakse ja vabavisked tulevad, siis minu teada see ei kajastu siin statistikas, et kiirrünnakuga lähed üle, üksi jooksed korvile, tehakse viga, saad vabavisked, aga see ei lähe kiirrünnakuna. Ja kindlasti see on ka üsna harva nähtav olnud, et esimese poole jooksul teenis siis Pärnu 4 rünnakut 2+1 ja lahendas 4-3 ära. Oma kingituse tegi ka Pärnu, eks treener Ivanovitš võttis tehnilise vea ja sellest 2 saadud vabaviskest lahendas TTÜ ära 1.
just. Ehk et kingitusi on tehtud. Heino Lill oli natukene murelik, et Pärnu eesliin, nagu me ka siin mängu jooksul nägime, et see lauavõitlus, just see ründelaud, et see on Pärnul päris võimas, et see nende vastu ei ole lihtne. See on, selle me vist korraga mainisime ära, et korvialuses tsoonis tundub seal, kui on Andrew Arnold üksi väljakul, noh siis on Pärnul teatav eelis seal. On neil keeruline, kui on vastasmeeskond, kellel on korvialune hästi komplekteeritud, siis Pärnul nii hea ei ole, sest noh, nad ütleme, Grubovitš ei ole just noh, selline esimese järgu staar, aga ikkagi. Samas TTÜ nagu relv võiks ju olla ja on olnud ka siin just kiirrünnakud ja kiire mäng, siis seda TTÜ vähemalt esimesel poolel väga palju näidata ei suutnud. No jah, TTÜ-l oleks võib-olla mingitel hetkedel oleks TTÜ-l võib-olla vaja TTÜ-l oleks vaja mõnikord need juba tekkivad viskekohad rutem ära kasutada, kui see, et mängitakse 24 sekundit lõpuni, siis Pärnu mingitel hetkedel saab isegi, kuigi kaitses ei tohi puhkust võtta, aga minul tundub, et mingil hetkel võtavad nagu kaitses ka puhkehetke, et kui see tempo käiks kiiremini üles-alla, siis tõenäosus oleks suurem, et Pärnu väsiks esimesena. Nii, teeme siit pausi ja oleme tagasi nii Delfis kui TV6-s siis, kui algamas on teine poolaeg. Oleme tagasi TV6 eetris ning ka Delfi eetris ning Alexela korvpalli meistriliiga. Teine poolaeg on kohe-kohe algamas. Aga siin veel siis neid olukordi esimesest poolajast, kus Rannar Raab kahtlemata oli meeskonna vedaja Pärnu poole pealt. 14 punkti jäi tema arvele ja 14 punktist 8 tuli vabaviske joonelt, aga neid hetki oli. Ning TTÜ poole pealt on siis hetke resultatiivsem mees Erik Keedus, kes mängu lõpuks, just poolaja lõpus, võttis paar suurt viset ja pani need ära. Keeduse arvel on hetkel siis 9 punkti ja tema visked väljakult 2-3-2 ja 3-2-1 ja vabavisked 4-2. Ja 9 punktiga on konkurentsitult oma meeskonna parim. Järgnevatel seal ikkagi juba vähem. Nagu on ka Rannar Raab Pärnu meeskonnas. 14 punkti, ligi pooled oma meeskonna punktidest. No Heino Lill arvas, et Pärnu tagamängijate duo Raap ja Rannula ei väsi. Et need jaksavad mängida küll siin mängu lõpuni. No ta tõi näiteks ka, et Euroliigas mängitakse 38 minutit, aga tiheda Euroliiga kommentaatorina on silma jäänud, et seal ikkagi väga tihti 30 minutini ei jõua mängijad. 30 on selline piir. On mõned üksikud, kes mängivad kauem. No praktiliselt ikkagi väga ei ole, jah. No just. Ja siin hetkel saalis oli käimas ka Pärnu meeskonna fännklaabi ühe liikme. Ma ei teagi, kas ta ütles jah oma poissõbrale või on tal sünnipäev, igatahes õnne sooviti talle jõuliselt. Soovime siis meie ka. Küll ei tea, mis asjus. Aga palju õnne. Õnne läheb ikka vaja. Õnne läheb ikka vaja. Ja tulevad saali tagasi ka nüüd väljaku
tänase mängu kohtunikud. Tegelikult me oleme veel need võlgu. Andres Tobi, Oliver Jakobson ja Madis Allik on täna siis mängu vilistamas. On pannud ka ühe tehnilise, aga hetkel saavad küll väga hästi Pärnu peatreeneriga läbi seal. No küll on meil ära mainitud komissar. Küll on meil komissar ära märgitud. Legendid tuleb ära nimetada. Ja saame näha, mida siis Tiit Sokk oma meestele poole ajal seal rääkis. Kas see mäng läheb TTÜ poole pealt veel agressiivsemaks, et jõuga ära võtta? No jõudu peaks olema mõnes mõttes TTÜ-l rohkem. Nagu me ütlesime, Pärnu meeskond on mänginud siis väga väikese koosseisu ka. Ehk siis Raadik Raap, me saame nimetada, et on väljakul käinud Jaanis Vahter, Kriševitš, Rannula, Milković, no ja Grubovitš ka. No Grubovitši minutid tegelikult isegi väikesed olid, 6,5 esimese poole kohta. Eks see kolmapäevane mäng ikkagi Pärnul oli, tagantjärele tarkusena võib öelda, et see oli selline valmistumine selleks tänaseks kohtumiseks, sest seal sai ikkagi ohtralt minuteid ka näiteks Olav Siigur ja Brett Nõmm mängis palju ja Elgar Tammsalu, kõik nad said seal oluliselt, päris ikkagi korralikult mänguaega. Ja on sümpaatne, et Pärnust ikkagi on tulnud siia kohale päris arvestatav jõuk, kes siin häält tegemas on. Nüüd on Keedus seal tohtrite hoole all, saab viimase sideme peale. Loodetavasti see mängimist ei sega. Ning algkoosseis siis Puidet, Kaja, Akenberg, Keedus ja Andrew Arnold. Milković, Valter, Kriševitš, Rannula ja Raap lähevad Pärnu poole pealt. Samad koosseisud, millega mäng alustati ka. Ja Pärnu paneb palli mängu. Ja Rannula väga kaua selle palliga hetkel seal toimetamas on ja nüüd Keedus paneb Kriševitšile või Milkovićile söödule käe vahele seal. Nojah, see söödunurk ei olnud kõige parem, sellise kaarsööduga andis Milković, oleks pidanud hästi korralikult seal siilima, hoidma Keedust kinni, et saada see pall, aga nüüd rünnaku aeg hakkab siin otsa saama kohe. Rannula, Kriševitš laseb selle palli sealt lendu ja see läheb sisse, nii et Pärnu meeskond saab väga hea alguse teisele poole. Kriševitš arvel nüüd 6 punkti. Rannulalt jällegi hea eeltöö, võttis mehed enda peale, sööts õigeaegselt välja ja lihtne mäng. Kriševitš on meile näidanud, et ta selliseid distantsiviskeid väga ei karda, et tal on seda viskekätt küll ja küll. Akenberg, Keedus, ainukene mees, kes täna on siis kolmese siis paneb mööda ja saab Kriševitš lauapalli ja Vahter läheb kiirelt üle. Ning Kriševitšile oli see 4. lauapall. Raap, Vahter, jalal on joone peal vist, kui on kahene, aga ei olnud see ka. Ja ründelauda kätte ei saada, aga kaugel nad ei olnud sellest. Ja käed olid küljes jälle pallil. Milković sai seda puudutada ja ka Kriševitš vist. Akenberg. Kaja ja ei tõsta Milković kätte üles ning Kaja kasutab selle kohe ära ja Mooses Kaja arvel on nüüd 8 punkti. No Milković seal pettis küll, et nagu tuleks peale ja eks ta provotseeris Kajat võib-olla läbiminekusse. Läheb kohe vastu tegema. Läks kohe vastu tegema ja tegi sealt nii, et Kaja teeb vea. Ja Mooses Kajale on see 3. viga. Number 15, Mooses Kaja, 3. viga. Nii ta on, ehk et Erik Keedus 3, Mooses Kaja 3. Ja Milkovići käes palle. Rannula, kate-kattest mängitakse uuesti Milković Kriševitšile. Natuke pehme sööt see oli ja Kriševitš võitleb seal ja võitleb selle palli nii, et Rannula saab viskele ja 2 punkti sealt tulevad. Ja tulevad koos lõpusireeniga ja see sööb muidugi kõvasti. See sööb muidugi TTÜ-d kõvasti. Lahtine pall ja selle võitis Rannula. Ja Rannula tõi sealt 2 punkti ära. Rannula arvel 4. Nagu ka esimesele poole ajal ikkagi lahtisi palle väga palju langes Pärnu saagiks. Andrew Arnold kaugelt mööda, Raap saab lauapalli ja Rannar Raap oma 188 sentimeetriga. Täna siis võtnud nüüd 7 lauda ja 14 punkti.
ja jälle Rannula kaua Vahterile, seal on Kajal on 3 viga, läheb Vahter julgelt lõpuni ja õigesti teeb. Jaanis Vahterilt punktid juurde ja vahe on läinud jälle vähe suuremaks, vahe on 37-32. Jaanis Vahter, kes on ka mänginud siis sisuliselt ilma puhkuseta, hetkel on visanud 6 punkti. Akenberg ja vaatab korvi poole ja paneb mööda ja ei ole siis täna Kiuri päev, tuleb tunnistada. Kiuri viskad väljakult 6-0. Ja jälle Raap lauas. Ja Raap jälle lauas ja tõepoolest. Ja nüüd mängitakse Krishevitšile ja väga agressiivselt on tulnud Pärnu peale siia teisele poolajale. Ja lähevad 39-32 juhtima, kui Tiit Sokk kutsub mehed kokku ja on mida öelda, oleme ausad. Just see, mida me ootasime, et TTÜ võiks teha ja olla agressiivne ja seda just on Pärnu praegu. Jah, Raabil on 7 lauda ja 7 lauda ja 14 punkti. Ja sellise mängu juures nagu täna on, kus mõlemad meeskonnad ikkagi kaitses pingutavad täiega, on see 7 punkti juba päris soliidne vahe. Ja eriti kui me vaatame veel TTÜ meeskonna viskeprotsenti kodus. 3 punkti visked siis 9-st 1 ja 2 punkti visked 20-st 11. Napilt üle 50 on 8%. Kuidagi pähe see asi käima panna, aga TTÜ-l nagu ei lähe see asi käima. Ja no minu meelest on mõlemad 2 tagameest Pärnul täna ikkagi väga hea etteaste seni teinud, nii Raap kui Rannula. Puidet on valmis palli mängu panema, kui ka saame väljaku tantsudaamide atribuutikast puhtaks. Seitse minutit jääb minna 3. veerandaja lõpuni ja TTÜ tuleb. No esimesel veerandajal see time out, mida Darko Ivanović võttis, mõjus Pärnule väga hästi. Nüüd näeme, kas see ka TTÜ-le mõjus, mis Tiit Sokk nüüd meestele rääkis. Andrew Arnold läheb, aga jälle ettevaatlikult ikkagi nii. Natuke hirmuga. Jah, ei olnud ka seda keha, kellele nõjatuda seal Raapolidest veidi kaugemal ja noh, proovis nii-öelda touchiga ära visata selle, aga ei midagi. Ei midagi. Ja ikkagi Andrew Arnoldi minutid täna on palju suuremad, kui seda on Raadikul siis. Arnold 15 ja Vahter uuesti. Ja Vahter paneb veel, oli see 3. või 2? 2, jälle kauge 2, jälle kannad üle 3 punkti joone. Ja Vahteri arvel nüüd 8 punkti ja vahe on 9, nii suurt vahet ei ole tänases mängus kummalgi meeskonnal veel olnud. Ja Vahter jälle lahtine pall ja võtab selle vahelt ära ning sealt Joonas Järvelainen teeb vea. Ja Joonas täna on siiamaani visanud siis 4 punkti. 18 keskmisest, mis ta viskas siin detsembrikuus, on ta hetkel ikkagi väga kaugel. Ja sellised auhinna andmised enne mängu võib-olla ka natukene mõjuvad. Teinekord hästi, teinekord halvasti. Noh, Pärnul näiteks mõjub, kui on telemäng on, siis nad on alati vormis. Vähemalt koduliigas. Noh, ma arvan, et koduliiga ongi nende jaoks ikkagi palju suurem eesmärk kui Balti liiga. Noh, seal neil ikkagi sisuliselt lootus edasi jõuda ei ole enam. Just. Ründeviga nüüd Joonasel. Nii ta on, Joonas Järvelainen teeb siin ründaja vea, see on ka talle 3. veaks, nii et 3 veaga Mooses Kaja, Andrew Arnoldil 3 viga, Järvelainen 3 viga Erik Keedusel. Päris korralik kaader. Ja Raap läheb üle ja jätkuvalt siis Pärnu meeskond loomulikult mängib ilma vahetuseta. Vahter läheb nüüd päris julgeks ja see vise läheb mööda, aga oleks olnud väga magus. Ja Rannula läheb sealt Akenbergi vastu ja ei olnud jälle ka, vabandust, Raap oli see. Ja ei olnud kaugel, et seda palli kätte saada. Ei lasta tagumistel meestel hingata eriti. Keedus. Järvelainen, Raadik on tulemas. Järvelainen proovib 3, mööda läheb ja lauapall Rannula lükkab selle. Ja nüüd saab sealt Puidet selle kätte.
Rannulal tegelikult isegi oli võimalus see pall lihtsalt kinni hakata. Nojah, ta ikkagi tundis, et ta päris hästi ei saa seal. Jäi blokeerimata ja Puidet oli juba tema ette sinna jõudnud, aga oleks pidanud blokeerima paremini. No nii, nüüd tuleb Raadik uuesti väljakule ja no Raadikut on nüüd vaja kindlasti. Rain Raadik siis täna 8 minutit siiamaani ja 2 punkti. Tuletame meelde, et Kalevi meeskonna vastu 16 minutiga oma debüütmängus TTÜ särgis siis 11 punkti ja 10 lauda. Aga kuidas nüüd meeskond suudab teda nii-öelda ära kasutada? Siin hetkel Järvelainen kaotab selle palli ja Raap oli jälle asjal. Vahter ja kaotab nüüd Vahter jälle palli. Lihtsad eksimused hetkel ja ilmselt nüüd Toomas Raadik on tulemas ja Vahter saab vähe puhkust. No Vahter ja on nüüd mitu rünnakut järjest siin rünnaku lõpetamise enda peale võtnud otsused. Ja võib-olla vajab veidi siin hingetõmbepausi, jah. Ja Raap teeb 3. vea siin nüüd Pärnule ja see põhimõtteliselt võrduks katastroofiga, kui Raap lahkuks 5 veaga. Igal juhul hetkel läheb Raadik väljakule, tuleb siis Toomas Raadik ja Jaanis Vahter läheb puhkama. See on esimene vahetus Pärnul 2.-3. veerandajal. Järvelainen võtab jälle 1-1 ja nüüd hakkab mees tegema. Jah, kui eelmine, selles mõttes jällegi tubli mees, et eelmine rünnak oli suhteliselt selline nutune lahendus, nüüd võttis uuesti ette ja oli palju parem. No keegi peaks nagu vihaseks minema ja hetkel näitab Joonas Järvelainen seda, et äkki see on tema. No nüüd on siin jälle maa-ala ja Valgal mitte midagi ei toimu. Valgal, Pärnul. Ja Rannula paneb selle 3 mööda. Lihtsalt lahendust läks püüdma, nüüd teeb Rannulaga veel vea. Ja see on Heiko Rannula teine viga. Ja meeskondlikus arvestuses on see Pärnule 3. veaks sellel veerandajal. 4.33 jääb veel mängida. Raudla on tulnud uuesti väljakule. Keedus palliga ja otsiti sealt jälle Järvelaineni, aga seal oli Milkovic vahel. Ja Akenberg endiselt 3 punkti peal. Just täpselt, 3 punkti peale väljakult 56-0. Ehk need 3 punkti on tulnud kõik vabavisetest. Keedus proovib nulli pealt 3 Raadiku vastu, mööda läheb, Akenberg lükkab ja lükkab selle palli mööda. Ja Milkovic ja teeb sealt Kiuri jälle selle vea ära. Ja Kiurile on see küll alles esimene viga, aga meeskondlikule arvestuses 4. viga TTÜ-le. Ja Raabil ja Rannulal siin see, et ta vist ka peatreeneri Tarko Ivanovitsiga. Jaa, no seal läks vaidluseks teemal, et treener ütles mida teha, aga Rannul ütles, et vastased mängivad maa-ala ja siis noh, No nii, Rannula nüüd võtab teist rünnakut järjest 3 enda peale. No kas ta nüüd natukene näitab siin peatreenerile ka. Vahetust ta niikuinii teha ei saa. Ja Järvelainenile veel üks viga rünnakul. See on tal 4. viga, nii et esimene vees 4 veaga on nüüd meil ka nähtud. See on Joonas Järvelainen. Joonas Järvelainen, 4. viga. Ja vähe läheb nüüd siin aega. Kuni viga protokolli saab kantud. Kellelgi oli pastakast tühjaks saanud ilmselt. Raap, aga paneb palli Raadikule. Ja Raadik väga selline ebalev sööt sinna välja, peaaegu oli see pallikaotus olemas. Rannula, nüüd on päris mitu minutit siin Pärnul ka kuivalt. Rannula on nüüd asju lahendanud, Kriševitš ja julgelt läheb lõpuni, viskab mööda, lauapalli saab sealt Raadik kätte ja Kriševitš teeb ka veel vea. Ja see on Vladimir Kriševitšile teine viga. Ja tuli kohe ka 3. otsa, sai tehnilise vea, nii et Pärnu nüüd annab tagasi neid kingitusi. Ja Krubovitš tuleb, me ütleme Kriševitšile vahetus tegelikult Krubovitši näol on ju tegelikult täiesti olemas. Krubovitš mängis siis esimesel poolajal, nagu ütlesime, ainult 6,5 minutit. Ja Kriševitš läheb nüüd pingile ja tuleb sealt Krubovitš. Aga Akenbergil nüüd 4 vabaviset. Esimene on ja nagu öeldud, Kiur täna siis 5-4 vabaviskeid lisanud on.
ja kes ei antud tehnilist siis. Igal juhul jääb 3:30 veerandaja lõpuni. Ja siit, kui nüüd tuleb TTÜ-le korv, siis on see vahe jälle olematu. Tuletame meelde, et Pärnu juhtis siis tipp hetkel 9 punktiga. Raadike kahekesi peal ja on Raudla korvi all ja Raadike hästi näeb teda seal ja toob Siim Raudla ka punktid ära. Need on Siimu esimesed punktid täna ning vahe on ainult 3. 6 punkti on tagasi mänginud ja TTÜ puhtalt kaitse pealt selle maa-alaga. Hetkel siis ikkagi ründab ja hästi peab vastu ja ei ole lahendusi. Ründelaua palli Krubovitš nüüd küll saab kätte veel. Aga täitsa hambutu on hetkel Pärnu meeskonna rünnak selle maa-ala vastu. No, ja Tarko Ivanovitšil äkki oleks aeg vähe meestele öelda, mida teha. No siin Rannula võttis ja ikkagi läks ja ründas ja võttis vea välja 3 joone tagant. No sellise uskumatu vea. Ja aga no see on ikkagi juhuslik selline. Ja, näinu juhuslik jah. Ja Rannula vabaviske joonel täna vist ei ole käinudki veel. Nii ta on, 1-1 on Rannula vabavisked nüüd. Ja Pärnu on lisanud selles mängus täna vabaviskeid ikka väga hästi. Ehk siis 14-13. Arva näeme nii head protsenti Eestis. Ja kõik 3 tükki Rannulal lähevad. Jälle sammuke lähemale. Keedus, Raudla. Järvelainen. Raadikule, Raadik läheb sealt teise Raadiku vastu ja nüüd annab selle söödu ja otse publikusse. Pärnul õnnestus jälle. No siin oli jah, osalt kindlasti söötja süü, aga osalt ka seal nurgas lihtsalt peab üks mängija olema. Rannula, Krubovitš jättis panemata, läks sammudesse ja toob sealt 2 punkti ära. Ja justkui tundus, kui TTÜ sai oma kaitseasjad tööle, siis nüüd on tulnud 5 punkti järjest ja 5-0 ja vahe on jälle 8 punkti. Ja see oli Akenberg, kes sealt peale viskas ja viskas ka selle viske veel mööda. Nii et Kiuril 8-0 väljakult visked. Ja korvi alla ja Raadik ei pane sellise koha pealt ära, tule taevas appi. Noh, seal oli küll ka Joonas Järvelainen veaga juures ja sai oma 5. vea vist. Joonas saab oma 5. vea tõepoolest ja eelmise kuu parimale mängijale liigas on tänane mäng lõppenud. Joonas mängis täna 13 minutit ja viskas 6 punkti. Ei saanud ühtegi lauapalli. Ja nüüd on Toomas Raadike. Saame näha, mismoodi siis tema vabaviskeid viskab. Ja kukub seegi sisse. Nii et vabavisked on 16-15 Pärnul. Ja läheb see ka. Ma tean ühte meeskonda, kes viskas siin hiljuti 17-4. Pärnul on 17-16. Aga kiiresti lahendus hetkel TTÜ selle olukorra. 1.54 jääb mängida. No mänguaega on veel ka terve 1 veerand ees pärast seda, kui siin see veerandaega ära lõpeb. Ja ju mängida on muidugi veel väga palju. Aga praegu jah, Pärnu hoiab hästi mänguohje enda käes. Raadik läheb nüüd julgeks ja viskab selle viske päris mööda. Ja no selline välja mängitud viskekoht ei olnud, lihtsalt ta võttis ja viskas, otsustas visata. Ja tuleb siit Keedus üle. No Raadik kindlasti kuidagi peab jah. Peab Tarko Ivanovitšile siin ennast ka tõestama. Äärmiselt keerulist leiab, üritas Keedus, aga nüüd sai vabalt 3 tagant. Ja ei lähe see 3 ja TTÜ 3 punkti visked koduväljakul 13-1. Ei saa öelda, et visand ei oleks, aga ka sisse ei lähe absoluutselt. Ja jälle maa-alas on siis TTÜ. Veel on Raadik, nüüd ei julend enam panna. No Rain Raadik tal seal peale. Rannula. Milkovitš ja korvi alla Krubovitšile ja Puidet leiab kuskilt oma pika käe. Küll oli hea sööt muidu. Oli küll väga hea sööt. Ja nüüd on Rain Raadik siin ja pall läheb tal käest lahti. Ja pall tegelikult vist tundub, näitab ka Milkovitš, et kõik on õige.
tema oli viimane, kes palli puutus, nii et kohtunike poolt õige otsus. Väga tähtis on see veerand ära mängida Pärnul kindlasti nii, et TTÜ siit mingit korvi ei saaks. (17:10) on selle veerandaja seis. Keedus. Sealt ei saa Raadik seda palli kätte ja Pärnu läheb jälle ja Pärnul siis 3 meest on mänginud sellel veerandajal ilma puhkuseta. Need on siis Milkovic, Rannula ja Raap. Ja Raap ei ole küll skoori teinud, aga teised mehed selle eest on teinud päris jõuliselt. Rannula, Krubovic ja läheb sealt Raudla vastu korvi alla. Nüüd on Milkovicil viskekoht. No nüüd oli hästi mängitud viskekoht välja. Aga mööda läks see. No ja ühe rünnaku ilmselt teeb TTÜ nüüd. Ja ühe rünnaku teeb TTÜ tõepoolest. Siiamaani on 2 veerandaja lõpus, resultatiivsed nad olnud just veerandaja lõpus, on ka nüüd. Nii et 3 veerandaga järjest lõpetab TTÜ tabava korviga ja 48-42 seisult teeme meie väikese pausi nii Delfis kui TV6 ja oleme siis tagasi jälle. 48-42. Tagasi pildiga TTÜ spordihallis ning viimane veerandaeg seisult 48-42 külalismeeskond Pärnu siis juhtimas TTÜ vastu ja Pärnu on kinni oma esimeses võidus tänamusel hooajal TTÜ meeskonna vastu. See oli siis 2 korda mängitud ja Pärnu mõlemad meeskonnad kaotanud. Mängud kaotanud. 3. veerandajal TTÜ tegi 4 palli kaotust, Pärnu ei ühtki. Ehk et hetkel on Pärnul 8 ja TTÜ-l 13. Ja siit tuleb 14. Kui Mooses Kaja söödab selle palli otse outi ning Raap Rannula hakkavad jälle ehitama. Lauavõitluse seis on täpselt võrdne. 25 lauapalli mõlemad saanud. Ja viskeprotsent 2 punkti visetel TTÜ-l parem. Pärnul 44, TTÜ-l 51. Ja kolmesed mõlemad üsna kehvasti. 13-1 TTÜ ja 9-0 Pärnu. No Pärnut hoiavad kindlasti üleval need väga hästi tabatud vabavisked. Ja vabavisetest saadud punktid. Jah, tänases mängus me nagu näeme eriti seda, kui tähtis vabavise. 3 punkte on tulnud Pärnule vabavisetest. Rannula, no nii, ja ei julge Toomas Raadik ja seal on Darko Ivanovitš oma sihukese näoga. Mis me siis väljakul hoiame? Nüüd võtab 1-1 ette, aga ei. See Toomas Raadik on ikkagi hetkel üsna ebakindel. Noh, siit ka esimesel poolel meenub, kuidas ta söödu andis sarnases olukorras. See sööt jõudis kohale, aga ikkagi välja mängitud viskekoht, võta ja viruta, mis seal ikka nagu ehitad. Ja aga no ikkagi mõtleb ja siin nüüd Darko Ivanovitš ilmselt selle vahetuse päris kiiresti ära teeb. Vahter on nüüd puhanud. On nüüd puhanud küll ja võiks ju tegelikult tulla. Rannula, Raape, Milkovic, Krubovic. 2 mehega ollakse peal, Raap ja proovib 3-st ja loomulikult oleks see olnud ime, kui Raap selle esimese 3 oleks sisse panda. Raabi 3 punkti visket tänamusel aastal on siis 22-6. Aga nüüd Raadik ennast salgavalt jooksis kaitsesse tagasi ja pani kulbi Mooses Kajale korvi all. Ei olnud ka mingi kerge kukkumine. Kaja 3 ja see läheb ja TTÜ tuleb jõuga.
TTÜ tuleb jõuga, Mooses Kajal 3 punkti kirjas, kokku on tema arvel nüüd kas 8-11 punkti peaks olema. Rannula jätkuvalt palliga. Ja nüüd Krubovitš kolmene ja seegi läheb mööda. Ja olemegi olukorras, kui TTÜ nüüd paneb siit korvi, on TTÜ juhtimas. 9 punktiga oldi kaotusseisus kolmandal veerandajal. Ja Ivanović ei too Vahterit ka juurde, Keeduse ja läheb otsajoone pealt ja Milković teeb vea. Milkovićile on see neljas viga tõepoolest. Ja nüüd läheb Vahter. Nüüd Vahter tõuseb pingi pealt ja tuleb sealt ka Kriševitš. Nii et 2 vahetust, mõlemad serblased lähevad välja, Krubovitš, Milković, Kriševitš ja Vahter tulevad. Ja on veel Pärnu eduseisus, ehk et see 1 punkt, mis oli poolajaks, on hetkel neil alles. Puidet nüüd saab proovida, paneb ära ja TTÜ. Kas TTÜ läheb täna esimest korda juhtuma? Ei. Mängu alguses ka 6-2 juhiti ja 7-4 vist. Aga alustanud nüüd 2 minuti ja 20-ga 9-0. Ja leidis Tiitsok ikkagi selle maa-ala näol üles selle koha, kust on võimalik Pärnu vastu täna mängida. Raap, Vahter tuleb ja kohe paneb mööda, nii et 3 punkti visket nüüd 12-0 on Pärnul. Raudla ja seal Raadik jõuab tagasi ja Raadiku jalgadesse pall välja läheb. Ja Raadik käis seal midagi juba seal Ivanović juures, no kogu aeg on pilt peatreeneri poole, Raadik ei mängi hetkel ikkagi ilmselt väga mõnuga seda mängu siin. Puidet. No ei tea, kas Raadik enne ongi välistreeneri käe all mänginud? Ei tea, jah. Puidet veel kord. Andrew Arnold ja Kriševitš oli küll juures, mööda läks ja Raap saab lauapalli ja Raap ei ole nüüd ka tükk aega siin skoori teinud, Raabile oli see 9. lauapall täna, 14 punkti ja 9 lauda. Ja ilmselt Raap peaks siin nüüd tegema hakkama midagi. Kui keegi, Kiur Akenberg tuleb väljakule TTÜ poole pealt. Ja sellel veerandajal Pärnu meeskonna skoor siin kasvanud väga ei ole. Väga raske ja hull sööt nüüd tuleb Rannulalt. Raudla läheb lõpuni ja viskab ära ning TTÜ on 3-ga peal 51-48 ja Darko Ivanović alles nüüd võtab selle time-out'i. Äkki natukene hiljaks sellega. Noh, ta vist tegelikult tahtis hetk varem võtta, aga lootis, et läheb õnneks, et võib-olla ei pea võtma. Aga ei läinud õnneks ja kui me nüüd kuuleme, mida siis Darko Ivanović räägib, TTÜ on tulnud järgi. Let's try to spread them. Elgar, Janis, Thomas, you ask for the ball and Vlad, you are down sneaking from one to another side. Guys, just stay calm. Nothing will happen. Just stay calm. This is only a head. Just stay calm and play the best you can. Do not panic. Do not gamble with this best. Ehk siis kõik on peas kinni ja püsime rahulikud, olid Darko Ivanovići sõnad. Midagi hullu ei ole. Ja Elgar Tammsalu pandi väljakule. Aga vot see on nüüd see koht, kus tegelikult Tammsalu tuleb. Esiteks ta käis väljakul 15 sekundit, sai rämedalt sõimata selle eest ja nüüd tuleb. Noh, kui on kõva mees, siis tuleb ikka ja vahet ei ole. Sai sõimata ei saanud, aga noh, eks see on vahetus sellepärast, et ikkagi Rannar Raap maala vastu, no ütleme, ei õnnestu tema plusse ja paremaid pooli välja tuua nii hästi. Tammsalul iseenesest vise on olemas ja neid viskekohti tekib ja nüüd ongi vaja seda viskejulgust ka, et kui ikkagi koht on välja mängitud, siis tuleb visata ja vaatame, kas Tammsalu teeb seda. Ja väga agressiivselt TTÜ nüüd sealt juba poolest väljast on peale käimas. Ja jätkuvalt püsivad maa-alas. Rannula ja palju on pall Rannula käes ja Rannula võtab selliseid ulle viskeid ja see läheb. Ja seis on 51-51. Aga sellise mänguga, kus Rannula ainult selliseid viskeid võtab, ma arvan, et Pärnu lõpuni välja ei venita.
noh, ega tea, eks ole, oleneb, kuidas kaitse peab ja oleneb, mis võimalused heast kaitsemängust tekivad, kui see on hea. Rannula on nüüd siin teisel poolel üleval hoidnud, Rannula arvel on 10 punkti hetkel. Keedus saab selle palli sealt kätte, 6 minutit jääb normaalaja lõpuni. Ja kas see oli Pärnu meeskonna esimene 3 punkti vise, mis sisse läks, 13-st 1 on nüüd tabatud, 14-st 2 on nüüd TTÜ-le. Korvi alla välja läheb Keedus, viskab mööda, viga ei saa, Raadik saab lauapalli. Ja Pärnul võimalus jälle juhtima minna. Tammsalu Raadikule, Raadik välja ja läheb Tammsalu 3. teele ja õige vahetus. Õige vahetus oli see Darko Ivanovitšilt nüüd ja see 3. läheb ja Tammsalu ees müts maha. Sina ei olnud omal ajal nii kõva närviga. Ära seleta. ei olnud lugenud midagi see paar sekundit, mis ta sai ja siis sõim, eks ole. Vastupidi, mees oli mõelnud pingi peal järele. 35 minutit istus pingil, tuli ja pani ära selle vajaliku viske. Ja nüüd paneb siit väga vajaliku viske ära ka Siim Raudla ja Raudla arvel on nüüd 6 punkti ja on Pärnu meeskonna eduseis veel 1 punkt. Vaatame edasi. 4.56 jääb normaalaja lõpuni, kui Rannula jälle on pikalt tema palliga ja otsib seal Raadikut. Raadik saab selle palli kätte, Raudla vastu keerab, aga ei. Sellest keeramisest suurt kasu ei ole. Nüüd Andrew Arnold paneb Krissevitšile veel kulbi ja Toomas Raadik on küll ikkagi hetkel ikkagi väga ebakindel. Nüüd Kiur Akenberg paneb peale ja nüüd see on Pärnu meeskonna edu, et Akenberg viskab täna väljakult viskeid 9-0. Ilmselt sellel hooajal pole Kiuril sellist päeva ette tulnud kui täna. No nüüd on meesmehe kaitsest TTÜ siin. Ehk siis Vahter. Korvi alla läheb, 3 meest on seal. Ja kellele tuleb viga, Toomas Raadik tõstab käe. Noh, mõnes mõttes hea viga praegu. Pärnule teine viga meeskondlik, ka TTÜ-l on 2 meeskondlikku viga. Aga kiirrünnakut siit olukorrast ei tulnud. 4.15 lõpuni. 4.15 minna ja hetkel on küll võimatu öelda, kes selle võidu ära võtab. Pärnu siis pani 13-st 0 punkti viskeid ja kõige raskemal hetkel on tabatud 3-2 nüüd. Puidet proovib ja see läheb mööda, aga Keedus võtab Raadikul üle pea selle palli ära. Ai. Raudla. Jälle Keeduse. Akenberg. Raudla, mängitakse 10 sekundit rünnaku lõpuni, Raudla lõpetas põrgatuse. Raske olukord ja Tammsalu. Vana oli, no nii, Tobil on nüüd mõttekoht ja Tobi mõtles välja, et annab selle palli ikkagi TTÜ-le. Tammsalu oli juba nii-öelda spurtimas ja juba mõtles, mismoodi ta lahendab kiirrünnakut, aga pall ei tulnud kaasa. No Tammsalu ikkagi viskus pallile järgi ja jälle selliste hetkede eest juba ta väärib väljakul olemist. Ja Pärnu sektor ei ole jätkuvalt rahul Tobi otsusega. Kõik see nende silme all toimus. Aga nüüd on olukord, kui palju jääb rünnaku lõpuni aega. 10 sekundit jääb rünnaku lõpuni aega. Pannakse see ka. Isegi vähem 8. 8 jääb rünnaku lõpuni aega, jah. Andrew Arnold saab palli, Puidete, Mooses Kaja ja läheb Raadikust mööda. Tekkis seal korvi all kerge ülekaal. Akenberg, kas esimene nüüd läheb? Ei lähe. Ei lähe sellel mehel täna 10-0 väljakult visked siis. No tal on ikkagi vähemalt see usk, et kui lõpus on vaja visata, küll ta siis ära paneb. Jah, sa võid panna 20-0, aga kui otsustava paned ära, on jälle kõik hästi. Krissevitš, Jaanis Vahter võtab sealt Keeduse ette. Keedus on mänginud nüüd 3 veaga ikka juba päris jõulised minutid, ei ole nüüd vigu rohkem teid. Tuleb ja paneb Rannula ja jälle oli see vist 3. või läks 2. kirja, 2. Jälle selline kauge 2, aga väga jälle klats vise. Väga viimasel sekundil see oli ja Rannula selle ära pani. Rannula arvel on punkte 12 ja Rannula Raab 2 peale kokku 26 punkti on toonud, kui Tammsalu teeb seal vea ja Tammsalu teeb selle vea nüüd Puideti vastu. No nüüd Puidetil on ikkagi vaja need vabavisked ka veel sisse visata. Nii ta on. Puideti vabavisked täna, pole Puidet vabavisked viskamas käinud. Mees on võtnud täna 10 lauapalli ja 6 punkti.
75% muidu ja ei läinud. Ja ei läinud, 2.44 jääb minna. Teine on Puidetil ja -2 on TTÜ kaotusseis. 9 pealt tuldi siis +3 peale. Nüüd ollakse uuesti -2 peal. Ja agressiivselt kaitses mängitakse Vahter. Ja Vahter mängib ennast karpi kinni ja TTÜ kaitse oli hetkel raudkõva. Ja nüüd teeb seal Tammsalu vea ära. Ja oli see õige viga kindlasti. Aga vead ei ole täis. No, TTÜ siit vabaviskeid ei saa. Ütleme ideaalis oli vastane seljaga tema poole, et sealt nagu kiiret ohtu korvil ei olnud. Oleks võinud ka võib-olla seda viga tuleb nüüd veel hiljem vaja teha. Enam nüüd vigu teha ei saa, vabavisked järgnevad. Keedus. Andrew Arnold julgelt võtab seal Vahteri ette, läheb viskele, viskab mööda ja lauapalli saab jälle Mooses Kaja Toomas Raadiku vastu. Midagi ei ole öelda, aga sealt lekib hetkel. Ja Darko Ivanović püüab meest seal ergutada. Jah, ütleb, et ma vajan sind, et mängi nüüd. Just täpselt. Samal ajal Heino Lill poolel ütles, et Raadik on meeletult sellise hea närviga mees. Nojah, siis järelikult ta ikkagi annab nii palju, kui tal anda on praegu. Keedus. Puidet. Kahtest mängitakse. Risti üle väljakusse sööt läheb, Akkenberg saab kätte. Andrew Arnold, Keedus. Läheb Kristjevitši vastu ja Erik Keedus toob siit 2 punkte ära. Keeduse arvel on nüüd 11 ja Andrew Arnoldi arvel ka 11. Need 2 meest siis 2 peale 22. Keeduse esimesed punktid sellel poolajal just. Esimesel poolel just lõpus oli ta aktiivne ja tõi siis 9 punkti ja jälle tundub, et maa-alasse läinud TTÜ. 1,5 minutit jääb minna ja seis on viigis. Rannula. TTÜ-l on just üks väga magus võit viimastest sekunditest vöö peal. Raadik nüüd. Aga lauda minnest tuleb sealt viga. Ja Keedusele viga. Ja Keedusele tuleb see viga. Kui Keedusele on viga, siis Erik Keedus nüüd teeb ära oma 4. vea. Ta mängis 4 veaga siin ikkagi võiks olla terve selle poole. 3 veaga. No 3 veaga, jah. Ja Kristjevitš lahkub ja Milkovitš tuleb tema asemele ja Milkovitš on kindlasti ka vaja. Milkovitšil on ka siis 4 viga, aga nüüd ei ole enam midagi hoida. 1,5 minutit jääb mängida. Raadik palliga. Milkovitš. Ja jooksu moodi tundus seal olema. Ja näitab Tobi jooksu. Näitab Tobi jooksu uuele mehele, kes väljakule tuli. Milkovitš täna väljakul ligemale pool tundi on olnud ikkagi. Aga nüüd paar minutit sai puhatada selle vigade tõttu. Ja viimane minut hakkab siis tiksuma. Keedus. Raudla läheb lõpuni ja see oli nüüd päris julge lahendus Raudlalt. Ja tuleb viga ja viga tuleb Keedusele ja Keedus tegi selle vea nüüd endale ka täiesti arusaamatult, mis moodi selle tegi, küsib veel kohtunike käest üle. Vaatame siit. No siit ei ole näha. Aga Keedus läheb ära, Keedusele oli see 5. viga ja sealt tuleb Mooses Kaja. Ja jääb 50 sekundit ja tuleb ka time out. Ja vead on mõlemal meeskonnal täis. Noh, Keedus on kas või see eelmine korv, tähtis korv, selline üks TTÜ nii-öelda nendest otsustajatest. Noh, seal jäävad Puidet ja Akkenberg veel, eks. No Keedus täna mängis 34 minutit põhimõtteliselt ikkagi nii-öelda meeskonna hing. Selles mõttes ikkagi jah, valus kaotus hetkel viimaseks minutiks või 50 sekundiks, mis siin jäänud on. Ehk siis 5 veaga on... Ei, 5 veaga on välja läinud siis lisaks Keedusele ka Joonas Järvelainen. Nii et need kaod on siis TTÜ meeskonnas.
ja 50 sekundit jääb mängida, aga Raapi väljakule ikkagi ei panda. Ehk et meeskonna nii-öelda liidrit. Noh, praegu jällegi ikkagi eeldada on, et seal võib selline maa-ala tüüpi ja noh, Tammsalu on tulnud sisse ja tegelikult ju oskab mängida küll ja päris hästi on. Kolmene on all. Ja Raap jääb siis pingi peale. Eks Raap on ka üksjagu rassinud ja minuteid saanud siin täna. Samas Tammsalu täna veel vabaviskejoone peal käinud ei ole. Raap seal on käinud ja Raap on siis 8 korda käinud, kõik sisse pannud. No nii. Rannula ja saab kindlasti TTÜ ka veel rünnata ja Rannula hoiab kaua palli enda käes ja seisab see asi siin hetkel. Milkovic tuleb kattesse, Rannula põrgatab jätkuvalt veel 9 sekundi rünnaku lõpuni, Rannula läheb lõpuni ja täiesti mööda viskab selle palli, pall on lahti ja Rannula hakkas seal põrgatama Milkovicile veel rünnakule ja 2 punkti sealt jäävad tulemata, see on Milkovici 5. viga. See Milkovici 5. viga sai tegelikult Pärnu nii-öelda Rannula selle palli tagasi ja oleks võinud mängida uuesti pikka rünnakut. Oleks võinud. Noh, seal oli ka muidugi ahvatlev oli minna korvi poole. No oli küll, aga ja veel üks time-out siit tuleb. Milkovic siis 5 veaga esimene lahkuja Pärnu meeskonnas ja Grubovic tuli juba tema asemel väljakule, aga tuleb TTÜ time-out. 26,3 sekundit jääb mängida. Ja pall liigub Pärnu väljaku poolele. Tiidler küsis üle meeste käest, kes kummale poole tahab läbi minna. Selle järgi joonistas rünnaku üles. Ja no miks mitte jah, et ikka igal mängijal on oma mingid sellised eelistused ja on ju hea neid arvesse võtta, kui olukord võimaldab. 26 sekundit jääb mängida ja me võime näha, see on tänases mängus vabalt ka veel lisaaega, sest seis on viigis 56-56 ja loomulikult oleks ju väga sümboolne, kui Kiu Rakenberg vistaks teist mängu järjest võiduviske, olles eelnevalt pannud 10-0. No nii, Puidet saab selle palli, 25 sekundit jääb minna, ehk siis sisuliselt terve aja saab hetkel TTÜ ära rünnata. Tammsalu on väga agressiivselt tal peal ja teeb kohe vea ära ja Puidet läheb vabaviskejoonele. Peaks minema, nii ta on. Puidet täna siis käis, 2-1 viskas. Ja Tammsalu on teinud siis täna juba 3 viga. Suhteliselt rekordilise graafikuga mees paneb. 3 viga on tulnud 6 minutiga. No nii, Puideti esimene on. Ja seal käib nüüd Ivanovic veel time-out'i küsimus. Teine ka on ning võtab Darko Ivanovic time-out'i. No, ilmselt joonistab 3 peale või? No jah, vabalt võib nii minna, aga loodetavasti saame näha seda, mis ta seal joonistab. Ja kes siis selle viske sealt võtab? Seal ikka mingi 3 optsioon on sees, aga noh. Keiko, let's go the same thing. Elgar, from here try to receive the ball. Attack last 10 seconds, okay? Keiko, go down, and when you set the screen, go out so we have more options. Yanis asks for the ball. If you can, just go inside play. Živko, when Yanis receive the ball, pop out. We have more options. Don't be afraid to shoot, guys. I asked this in purpose. It's our in charge. If we score, we win. Selge, ärge kartki visata, kui paneme kotti ja oleme võitnud. Selline oli lõpusõnum siis Darko Ivanovicil. Vahet ei ole, kuidas läinud on, Pärnu on ikkagi sümpaatselt mänginud. Eelduste järgi TTÜ võiks olla ikkagi vähe üle. Ja viimast 17 sekundit tulevad siis Grubovic, Rannula, Vahter, Tammsalu, Raadik mängima. Ja nagu me nägime, siis viskajaid oli päris mitu, kes võivad viskama hakata. Jah, kuid ikkagi
noh, ei eeldanud praegu Ivanovic, et vise toimub kohe otse audist väljamängult, vaid mängitakse kuskil 10 sekundit jääb aega, siis läheb asjaks. Aga see 10 sekundit tuleb üsna kähku kätte, sest juba on läinud 5 sekundit ja nüüd Rannula läheb seda liikumist tegema. Nüüd me näeme seda, Vahter tuleb välja ja nüüd peab Rannula ka sinna nulli peale jõudma. Jõuab, saab palli, paneb selle kolmese! Ja Rannula paneb selle kolmesega, jääb veel 2,5 sekundit mängida. Me nägime siis seda täpselt nii, nagu treener joonistas, nii ka läks ja Rannula ei kartnud visata. Jah, jäi seal muidugi väike step back ka teha veel, kõrvale hüpe ja niimoodi ennast ise viskele mängida, aga põhimõtteliselt oli see, mis joonistatud. Põhimõtteliselt see oli see, mis joonistatud ja Rannula mänginud täna 39 minutit, 49 sekundit ja Rannula arvel on 15 punkti ja nüüd on pannud ta järjest siin ka 2-3 punkti viset ja kui pandi 12-0-3-seid, siis hetkel on 15-3 Pärnu meeskonna kolmesed. Viimased 3 kõik sisse. Rannula 2 ja Tammsalu 1. No sai neid ka harjutatud ju terve mängu. Sai neid ka harjutatud, oleme ausad. 2,5 sekundit, ei ole veel muidugi mäng läbi. No, Kiur Akenberg tuleb. Kiuri kord oleks panna, siis oleks ikkagi nii-öelda mängude mänge. Rannula, Tammsalu, Raadik, Vahter ja Grubovic. Praegu oleks aeg Olav Siigur tuua väljakule ja panna Audi väljaviskajad segama. Jah, Olav Siigur siis 2.08 pikk, hirmus suur mees. Aga ei tule. No läheb sinna Raadik, Raadikul ei ole mitte vähem pikad käed. Ja on toodud Siim Raudla söötma. No nii, Akenbergas ei saa palli. Tema viset ei tee, kui teeb puidet teeb ja kõik. Pärnu meeskond on saanud kätte oma esimese võidu TTÜ vastu. Ja oli see sümpaatne esitus tegelikult Pärnu poolt, midagi öelda ei ole. Raske oli vahepeal, aga siis oli ka TTÜ-l raske ja lõpuks tuldi välja. Jäädi siis -3 peale +9, aga võeti ära 1-punktiline võit. Tore mäng siia laupäeva õhtus. Väga hea mäng, jah. Ja veel kord, kui tähtis on visata hästi vabaviskeid. Täna viskas mõlemad meeskonnad tegelikult hästi ja Pärnu meeskond 17-16. Samal ajal TTÜ 16-12. Jah, ja see vabavisete eest saadud punktide arv lõpuks Pärnu sai neid rohkem, 16. Just. See on nüüd seal tablool ka. Ning veel kord siis ka viskajad, Rannar Raap 14 punkti, Heiko Rannula mängis siis 11 sekundit vähem kui täismängu ja tema arvele jäi siis 15 punkti ja 3 lauapalli, 9 lauda jäi Raabi arvele, oma meeskonna suurim lauavõitleja oli tema ning kaotajate poole pealt Erik Keedus 11, Mooses Kaja 11 punkti, Andrew Arnold, Jaan Puidet siis 9 punkti, need olid TTÜ skooritegijad ja võtab 7. võidu üldse turniirtabelisse Pärnu ja jääme selle tõdemuse juurde, et Pärnu on telemeeskond. Jaa. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni juba uutes ülekannetes. Bye.